Toodete realisatsioonile andmine. Selle jaoks tuleks siis esimese variandina minna ja vormistada saateleht. Valime liigiks saateleht, valime selle kliendi, valime tooted ja kinnitame. Need tooted andsime siis üle. Võib trükkida nii-öelda pakkelehe, võib trükkida saatelehe ja edasi esitab klient meile mõne aja pärast siis oma müügiaruande. Ka meie võtame müükarved alt saatelehed, võimalik, et me otsime selle kliendi ja perioodi järgi ülesse, märgime need dokumendid ja F4-st lähme tegema saatelehtedest arvet ehk koondarvet. Siia peaks jätma alles ainult need tooted nende kogustega, mis ka reaalselt ära on müüdud, see dokument kinnitatakse ja selle ulatuses tuleb siis kliendil kaupade eest tasuda. Ja seda protsessi võib siis korrata nii mitu korda, kui palju on vaja, valides taas saatelehed aluseks ja koostades arvet, nii et need kaubad saavad siis lõpuks kõik arveldatud. Ja vastavalt programm näitab ka seoseid, et näitab, et saatelehest on siis saanud 2 arvet. Ja sellega on siis see realisatsioonimüük nii-öelda tehtud. Nüüd sellel on kindlasti miinuseid. Me eeldame programmis, et see periood, mil see kaup on kliendi juures nii-öelda müügil, ei ole väga pikk, sest meil puudub tegelikult korralik ülevaade nende toodete kohta, mida me üle oleme andnud ja me ei saa neid inventeerida, sest nad on kõik meil endiselt ikkagi meil on võimatu eristada, eks ju, et kui palju kaupa on siis seal kliendi juures ja milline osa on arveldatud või mitte. Et ainult võib võtta prooviks jällegi saatelehtedest koondarve ja sellest teha järeldused, et millised kogused ta välja pakub. Parem variant on see, et me teeme ladude alla ladu ja laod kauplused sellise nii-öelda realisatsioonilao ehk kõikidele klientidele, kellele me realisatsiooni all kaupa anname, vormistame realisatsioonilao, võimalik, et me saame ka aadressi valida siia juurde, võimalik ka, et sellest laost müües kehtib mingisugune hinnakiri või on see hinnakiri siis kliendi küljes, et topelt ei ole vaja, aga ühe emmal-kummal peaks ta siis küljes olema. Ja seega me teeme sellise laoliikumise esimeseks, aga sellele võib eelneda aruanded laoseis all võetav konkreetse lao valikuga, milleks on siis see ladu, kuhu me seda kaupa tahame siirdada ja laovarude täiendamise. Siin võib ka mõningaid parameetreid kasutada, aga praegu jätame nii, nagu on. Siin on näha, et meie põhilaos on seda toodet nii palju, et seda kuvatakse siin. Selles konkreetses laos on nii palju ja siia saab siis kirjutada selle koguse, kui palju me tahame seda kaupa ära
liigutada, ma märgin siia kogused ja ütlen salvesta ja koosta laoliikumise tellimused. Selle tulemusena tekib mul programmi ladu ja laoliikumised alla üks laoliikumise tellimus. Siin on need kogused näha, aga ta on kinnitamata. Ma peaks ta siis vaatama üle ja kinnitama, et kui need kogused sobivad, siis tuleks seda kindlasti teha. Alles seejärel saan ma minna tegema reaalset laoliikumist. Selleks, et programm kuvaks seda toodet pealaos broneerituna ja tootekohase laoaruande all konkreetseid broneeringuid, tuleks mul arvestada, et mul on seaded üldseadistused all. Kõigepealt üldse märgitud põhiladu põhilaoks ja laoliikumise tellimuste kohta, et laoliikumise tellimus broneerib kaubad laos. Ladu laoliikumistest tellimusest saab minna siis koostama juba päris laoliikumist. Kui ma selle dokumendi kinnitan, tõstetakse see kaup ringi, nii et ma näen juba ladu ja konkreetselt selle e-luks realiseerimislao all neid koguseid. Bronn on vabanenud, et selle liigutusega on siis kõik korras. Aga nüüd väljatrükk. Väljatrükiga on praegu meil selles mõttes probleem, et me ei saa siia dokumenti müügihindasid. Kõigepealt standardväljatrükk annab meile siia vaikimisi nii-öelda laohinna, millega me teda liigutame, kuna see on tegelikult ikkagi ladude vaheline liikumine firma sees. Seal ei ole vaja teda varjata, aga kui me anname ta nii-öelda realisatsioonile, siis me seda tegelikult ei tahaks. Ehk F6 alt tuleks valida kohandatud väljatrüki alt Warehouse Transfer Act ja minna kujundama seda dokumenti. No ilmselt tuleks teda eestistada, et märgin välja ära formatting ja väljanimed jätan nagu on, aga siis märgin võib-olla kust kuhu. Ja muidugi nii saaks kõik ära tõlkida, viimne kui teksti. Aga nüüd selle price'i ma peaksin siit hoopis tükis eemaldama, et see ei annaks kliendile tarbetut infot. Ja samamoodi ka selle rea kokkuvõtte peaks eemaldama. Ja üldise kokku ka eemaldama. Ja fail make a copy alt peaks ta siis eestistama ja andma talle uue nime ja väljatrükk näeb siis vastavalt midagi sellist välja. Et ta vajab muidugi kindlasti veel edasi kohendamist, aga mõned muudatused on siin juba silmaga näha. Ja selle dokumendi alusel anname siis selle kauba nii-öelda ära. Nüüd samamoodi peaks klient tegema siis meile oma müükidest aruande, aga nüüd me vormistame selle juba arvesaatelehena ja nende laost. Ehk lisa valin kliendi, kui tal on hinnakiri, siis ta kasutab seda hinnakirja või on laol hinnakiri, siis ta kasutab seda hinnakirja. Et topelt ei tohi panna, muidu ongi topelt. Ja valin siis need konkreetsed tooted ja nende kogustega, kui palju sealt siis müüakse ära. Ja kui selle dokumendi kinnitan, siis saan väljastada pakkelehe
ja saan ka trükkida arve või saata e-postiga arve. Ning selline lähenemine võimaldab mul pärast arvete koostamist võtta selle konkreetse laoseisud välja ja ta näitab mulle siis need laoseisud ära pärast värskendamist. On näha, et üks pump on seal järgi, ülejäänud kõik on maha müüdud.